Head kolleegid, hea Eesti rahvas. Teate, see kütuse teema hakkab juba meenutama natuke sama teemat, mis on olnud siin korduvalt saalis arutlusel ehk toidukaupade käibemaks. Kui põhimõtteliselt tõime mitu korda välja, et Euroopas on hästi palju riike, põhimõtteliselt valitsev enamus, mis ühel või teisel moel siis toetavad oma rahvast sellega, et kehtestatakse erinevaid käibemaksumäärasid just toidukaupadele, kuna olukord on paljudes riikides viimastel aastatel olnud hästi keeruline, eriti siis nendele, kelle sissetulekud ei ole kõige suuremad. Et siis väga paljud riigid on läinud seda teed pidi, et on siis vastavaid meetmeid kehtestanud ja toiduhinnad läksid siis nendes riikides alla. Meie valitsus ja eelkõige siis rahandusminister räägivad sellist juttu, et põhimõtteliselt need riigid ei ole kõige targemad, tegelikult ei pea üldse seda tegema. Niikuinii need meetmed ei jõua inimesteni, needsamad poeketid võtavad kogu vahed endale. Vaatamata sellele, et aina rohkem on meedias avaldatud artikleid erinevatest riikidest, kus tegelikult on väga konkreetselt välja toodud, et see meede inimesi aitab ja jõuab poodidesse ja hinnad lähevadki väiksemaks. Täpselt sama on meil siis nüüd kütusega, kus siis viimastel kuudel on olukord läinud palju keerulisemaks. Ja üks Euroopa riik teise järel siis kehtestab erinevaid meetmeid selle nimel, et kütuse hind ei tõuseks või siis pigem langeks. Ja tõepoolest siis selle seaduseelnõu ettekandja tõi Rootsi näiteks. Ja siin peab ütlema, et Rootsi juba teist korda tegelikult teeb seda, et ajutiselt siis alandab kütusemaksu, no ehk aktsiisi teisisõnu. Märtsikuus oli see esimene samm ja nüüd siis vaadates olukorrale otsa, tegi Rootsi valitsus ka teise sammu, sest nende jaoks on eesmärk, et bensiin ja diislikütus peaks odavnema umbes 3 Rootsi krooni ehk 27 eurosendi võrra liitri kohta, mis on väga suur samm ja me kõik saame sellest aru. Selliseid riike on ka rohkem. Esmaspäeval meil oli siin Keskerakonna otsuse eelnõu arutlemine ja põhimõtteliselt ka siis ma tõin välja, et kui palju tegelikult on riike, kes on juba kas siis kehtestanud hinnalagi kütusele ja erinevatele kütuseliikidele, kas on siis alandanud aktsiisi või käibemaksu. Kahjuks meie valitsus täpselt nagu siis toidukaupade, toiduainete käibemaksu alandamise loos lihtsalt ütleb, et kannatame ära. Küll see sõda seal Iraanis kunagi ära lõpeb ja siis hinnad lähevad alla. Me ei tea, kui pikalt see sõda seal veel kestab, me ei tea, kui kaua inimesed peavad kannatama selle sõja tagajärgede pärast. Tegelikult prognoositakse päris mustaid stsenaariume ja me oleme kindlad, et riik peab selles olukorras valitsuse näol siis inimestele appi tulema, sellepärast et paluks 1 minuti juurde. 1 minut juurde, palun. Sellepärast, et asi ei ole ainult selles, et need, kellel on autod näiteks linnas, hakkavad rohkem maksma siis, kui nad oma autosid tangivad.
Jah, põhimõtteliselt võivad nad hakata kasutama ühistransporti, võivad nad jalgsi rohkem käia ja nii edasi, aga kui kütuse hind läheb üles, see tähendab seda, et tegelikult kallineb kõik, me kõik teame seda väga hästi. Ja ma arvan, et see on see koht, kus riik peaks väga otsustavalt siis käituma ja mõtlema oma inimeste peale, mitte selle peale, et jälle meil seal eelarves raha ei ole ja meie inimesed on siis Eestis harjunud ära kannatama, küll ka seekord nad kannatavad ära ja kunagi saabuvad siis paremad ajad. Seda ei juhtu, ainuke, mida valitsus on vahepeal teinud, on siis loobunud aktsiisitõusust. Et jah, ma kujutan ette, mis olukord see oleks olnud juhul, kui siis veel see aktsiisitõus oleks riigi poolt kehtestatud 1. maist, nagu see esialgu planeeritud oli. Aga see ei tähenda seda, et hind oleks allapoole läinud, nagu tegelikult see lihtsalt tähendas seda, et see ei ole veel kiiremini üles läinud. Nii et meie seda eelnõu toetame ja kutsume kõiki tegema absoluutselt sama. Aitäh!